Mina olen Sandra ja me oleme mõisakohvikus Maria juures Viimsi mõisas Eesti Sõjamuuseumis. Kas see muidu on siin ka kohvik igapäevaselt? Ei, igapäevaselt ei ole, et see ongi selline erilisem võimalus seda kohvikut külastada ja kuigi meil on mingite eriürituste ajal kohvik, siis nii suurelt ja nii suure koogivalikuga on see ainult üks kord aastas Viimsi kohvikute päeval. Menüüs on sellised suvised koogid, näiteks midagi taolist nagu on meil siin. See on kook mustikate ja kardemoniga, selline mõnus suvine. Mulle meeldib alati kasutada hooajalisi marju ja lähtuda sellest hooaja võimalustest. Ja kindlasti sellised klassikalised asjad nagu maasikarull, biskviit, britakook, kartulisalat, mis on siin alati hitt olnud. Ja lisaks toitudele on siis loomulikult avatud Sõjamuuseum. Sel päeval on sissepääs muuseumisse tasuta kõigile. Ja kell 12 ja kell 14 toimuvad soovijatele ka ekskursioonid muuseumis. Registreerima ei pea, lihtsalt koguneme siin koha peal. Ja võib muidugi ka ise üksinda omal käel muuseumit vaadata. Avatud on ka sõjatehnika angaar ja meil on ka mitu uut näitust. On Eesti riigikaitse ajaloo uuenenud püsinäitus ja lisaks on veel metsavendadest näitus, mis on meile tulnud Saaremaa muuseumist. Et seda saabki praegu suveperioodil vaadata, see on meil kuni 1. oktoobrini. Ja see on kõik tasuta laupäeval? Jaa, kõik on tasuta, ainult toidu eest. Ja mis kellast võib juba tulla kohvikusse? 11 avame nagu ka muuseumi. Lastele on ka midagi erilist sellel päeval mõeldud? Ja lastele on meil töötuba, vibude valmistamine. Loodetavasti saab õues olla ja õues saab lausa vibulasta ise siis? Saab õues vibulasta ka, jah. Okay. Ja mudaköögi paneme ka lastele sellise nagu mänguköögi väikse, kus saab liivaga siis ise liivakooke teha. Üks asi, meil on ka elav muusika. Urmas Latikas tuleb, mängib Maria Laidonerile kuulunud klaveril alates kella 12. Aga kohtumiseni laupäeval. Kohtumiseni. Ja täga.